Tere kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja akendega ja päikeselises. Ütlesin õigesti, jah? Jep, päikselises või? Jah, päikselises, jah. Okei, muidu läheb liiga pikaks. Valner. Stuudios on Valner Valme ja Siim Nestor, nemad on kriitikud. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ühtlasi täname meie saate toetajaid Muusikalinn Tallinn, Tepsli ja Converse Eesti. Aitäh! Siim, popmuusika maailmas uudiseid on? Suhteliselt rahulik on minu meelest praegu, vähemalt minu silmadele ja kõrvadele, aga ma olen tähele pannud, et üks diskussioon ei ole vaibumas siin paar nädalat tagasi selle uue tehnoloogia ajakiri Wired avaldas artikli, muusikateemalise artikli selles, kuidas ansamblit Keys üles töötati, üles aibiti ja inimesed siiamaani vaidlevad seal selle üle. Keys oli siis... Ma tean, see bänd, millest... See, mis on hype. See, mille kohta sa ülimalt halvasti rääkisid siin. Ja kelle plaat, eelmise aasta plaat valiti New Musical Expressis on ju aasta albumiks lausa. No vaata, igast need salateenistused mõjutavad valimisi ka, samamoodi on siis paremate plaatide valimisega. Ja siis, vähemalt meie siin vist pööritasime silme, et mis bänd see nüüd on ja kust ta tuli ja kas ta tõesti nii hea on ja vist otsustasime üheskoos, et ei ole hea ka, aga igal juhul siis The Wired kirjutas sellest, kuidas see Keys oli veel eelmise aasta alguses tundmatu bänd põhimõtteliselt, aga nüüd sellel aastal on kõikidel suurtel festivalidel pealaval ning just, et aasta lõpus nende oktoobrikuus ilmunud plaat oli igal pool kõrgel nendes aasta lõpu tabelites ja siis nad Wired kirjutas sellest, et need bänd oli palganud või siis management oli palganud mingisuguse moodsa aja sellise turundusfirma, kes haipis nad kuidagi internetis üles, ostes siis neid mingisuguseid reklaame ja nii edasi. Ehk siis algoritmilt pluss kinni makstud need Insta ja Facebooki ja muud postitused. Loomulikult nad ostavad ka raadiost mängimisi ja kõik, et see on nii tavaline. Just nimelt, aga ka siis mis selles muusikakultuur on ju peamiselt selline on ju vasakpoolne, eks ole ju. Ja seal, kui see osad ütlevad küll need parempoolsemad, see on lihtsalt tavaline turundus, aga see vasakpoolsem osa popmuusika kultuurist ütleb, et see on justkui nagu ebaaus, et sellel bändil oli nii-öelda võimalik teha selline ebaaus vale start või võtta dopingut selle väga osava turundusfirma palkamise selle tõttu, et neil oli palju raha. Et justkui nagu need ansamblid, kellel on palju raha ja saavad sellest sellise nagu parema stardi, et arutatakse, et see ei ole siis nagu õige, et see ei ole orgaaniline, see ei ole õige rock'n'rolli spirit. Aga see rock'n'rolli spirit 70-ndatel oli ju ka nii, et suuremad plaadifirmad ostsid mingid, mitte terveid tiraaže, aga ikkagi tuhandete kaupa ostsid mingi plaate kokku ja siis need tõusid tabelis ja siis nad hakati... Alati niimoodi, see on juba... Mul on vist mikker maas. Tahaks öelda, et isegi enne Beatleid oli, aga... Miks sa Valneri mikker maha paned? Mis asja, Valneri mikker on väga peal. Ma ise ei kuule väga. Siis sul on mingi, ütleme niimoodi, otse välja juhtme. Mingi juhtme. Juhe läks lahti. Ikka sind ei ole või? Kas teie kuulete mind? Meie kuuleme sind paremini kui kedagi teist. Mina kuulen sind hästi. Ühesõnaga, ma soovitan lugeda Pitchforkis Simon Reynolds kirjutas just olulisest albumist väga pika ja põhjaliku ja tegelikult ka seda teemat otsapidi puudutava artikli The Smithsi albumis Queen is Dead. Küll oli mul seda huvitav lugeda. Ja samal ajal mõeldes, et mul endal on selle plaadiga täitsa selline tugev lugu, et oleksin ma andekas nagu teie.
kirjutada meeldiks ja oskaks, siis ma võiksin raamatu kirjutada sellest plaadist ka. Soovitan lugeda, see on hea aeglane tegevus. Ja lihtsalt on huvitav see, et siin oodatakse siin muusikamaailmas inimeste poolt, et just kui sa ei tohi teha nagu põhimõtteliselt, et sa ei tohi teha turundust või sul ei tohi selle jaoks olla raha. Tänapäeval on muidugi neid läbilöögi võimalusi, silmahakkamise võimalusi veel väga palju erinevaid ja ma ikkagi olen veendunud, et popmuusika maastik on praegu palju demokraatlikum kui see 70-ndad, millest teie räägite. Mina ei räägi 70-ndast praegu. Me oleme rääkinud ka festivalidest, kuhu müüakse ju esinemiskohti. Et me peaks ise sellist festivali tegema. Peaesineja koht kõigest 10 000 näiteks eurot ja tulge esinema muidugi. Minu meelest turundus on möödapääsmatu, aga lihtsalt imelik on see, kui kuulajad võtavad sellest niikuinii kinni, nad saavad teada mingist artistist, see on loomulik, aga et need kriitikud, kes koostavad aastalõpu tabeleid, et need lähevad selle õnge, see on nagu veits nagu kehvem lugu. Ja sellest kirjutas ka seal Simon Reynolds, et mis lugu on Frankly Mr. Shankly selle plaadi peal. See räägib siis Rough Trade'i plaadifirma bossist, kes turundusse piisavalt ei panustanud. Vallar, ma näen, sul on paber kaasas. Mul on paber ja, aga ma tahaks paar sõna rääkida The Orbi kontserdist, kus ma käisin vahepeal. Et see oli hästi lahe ja veider kogemus. Mingi Läti tüüp oli seal enne, minu jaoks väga igave, sööke pigem pop trance. Ja kõik olid juba ärevil ja isegi käisid jutud, et tüübid nagu ei ole vormis või midagi, Orb nagu lasi natuke oodata. Aga see tulid nagu täiesti märkamatult, pimedale lavale, kahekesi, eks ole, Alex Patterson ja see, kes tal praegu on see teine tüüp, Michael Rendal. Ja sõnagi ütlemata lihtsalt panid järsku oma asjad peale ja siis nad hakkasidki oma neid lugusid esitama suht nagu jazz variandis, miksisid erinevaid neid fraase erinevatest lugudest kokku ja lisasid sinna igasugust sampleid ja rütmikat suht niimoodi vaba vooga. Need ei olnud nagu ühesõnaga päris need trackid, mida me kuuleme plaatidelt ja anyway, neil on ju ka hästi palju versioone popimatest lugudest, remixid ja erinevad variandid. Ühesõnaga, nad tegid oma seda tund 20 tegid laivi ära, saal pimedaks jäänud, võimas videoshow oli, heli oli ideaalselt paigas, mõned tantsisid ees, mina seal hulgas, kõik nagu toimis ja läks minema ja sõnagi ei öelnudki juhtu jooksul, mis oligi tegelikult nagu sümpaatne, sest mingit show-offi neil üldse ei olnud. Nad ei olnud ka kuidagi nagu ülbed või kurjad. Vahepeal see Rendal nagu vehkis käega ja näitas, et tantsule enam-vähem ja siis Patterson tegi ka seal mingeid ruunimärke või südameid kätega, aga nagu tummade bänd, päris lahe. Aga palju need elektroonilised artistid ikka seal suhtlevad oma publikuga? Ei, William Basinski ikka tegi pikad tiraadid ja niisugust püstiala komöödiat, mis oli ka lahe teistmoodi. Aga ta on ameeriklane. Ja, aga hästi sümpaatne kontsert oli. Rahvast võinuks veits rohkem olla. Ei, ma ütlen tegelikult 2 asja, ma tahtsin öelda need pean ütlema Shy One album nimega Mali, see võiks peas ka olla. Aga see teine mulle ei jäänud keerulise nimega artist ja jää meelde. Ei, teine on keeruline. Quiet Light mulle oli võõras nimi, aga ma avastasin selle mingi paar nädalat tagasi. Teeb niisugust elektroonilist indie-poppi, kus on kerge R&B virvendus ja selline low-fi, aga heade soundidega. Quiet Light ja albumi nimi on Blue Angel Sparkling Silver 2, see mulle ei jäänudki meelde. Quiet Life. Quiet Light, valgus nagu. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Maria Kallast, tere! Tervist! Palju õnne debüütplaadi puhul. Ja, aitäh! Et tundub, et on võetud
no ma ei teagi, ma eeldan, et sa arvasid, et see võetaksegi hästi vastu, aga kas on natuke ka ületanud ootusi see vastuvõtt? Ei, mingi osa minus ikkagi teadis, et võiks ikkagi selle vastu võtta ja et kes ei võta, see lihtsalt ei tea asjast midagi, et selline natuke üleolev nagu olek oli mul tõesti selle albumiga, sest et mulle endale lihtsalt nii meeldib see nii väga. Aga jaa, väga ikka muidugi olen tänulik ja päris huvitavad inimesed on tulnud ja tulnud ütlema häid asju ja kirjutanud, et isegi mingid vanad sõbrad, kellega pole aastaid suhelnud ja ühesõnaga see vastukaja tuleb erinevatest kohtadest, et see on lahe. Sa tegid seda plaati erinevate kuttidega, produtsendid? No põhiliselt 3. Põhiliselt 2 kutti ja pluss mina. Siis eks ju, Boy Pepperoni, keda ma täna nägin, ta oli Raadio 2 see jope seljas. Ta käib sellega suht palju ringi. Mul nägi selline välja, et seda ei võtagi seljast ära. Ja siis teine kutt on Tirmast. Me teame ühte Tartu Tirmast, et tervitame teda. Et mul on, siis ma alati ei julge seda nime välja öelda, sest mõtlen, et peas on midagi valesti. Kuidas nende kuttidega on? On lihtne töötada või peab ikkagi aeg-ajalt korrale ka kutsuma? Ei, sükest. Pigem peab vist mind korrale kutsuma. Ja, kuidas see plaat sündis teile? Selline läbi nalja ja lõbusa oleku, et ma ei tea, ma arvan, et mis meid ühendab lisaks muusikale ja meie maitsele muusikas, ka meie huumorimeel ja et meile meeldib ringi huiata ja teha muusikat läbi nagu sellise lõbusa oleku ja läbi nalja. Et meil sükest tõsist tegemist nagu ei ole. Pigem võtame nagu kõike hästi chillilt ja ma arvan, et niimoodi tuleb kõige parem muss ka. Ja, aga kuidas näiteks keskmine lugu sünnib? Boy Pepperoni on mingi biidi teinud ala ja siis hakkad peale mängima või te teete kõike otsast peale koos? No ja sõltub loost, vahepeal Poipsil oli mingisugune biit endal olemas kusagil kapis, aga üldiselt täiesti algusest peale kuulame mussi sessi alguses, mis on meid umbes samamoodi nagu teie praegu siin tegite, et mida me kuulanud oleme ja siis mul tavaliselt on mingi alge enda peas, et millest see lugu võiks nagu rääkida ja siis me hakkame ehitama. Et me kõik kolmekesi nagu produsime, kirjutasime, et sükest nagu tööjaotust sellisel kujul ei olnud. Kas midagi läks sahtlisse ka? Jaa, läks küll. Paar asja läks. Kas läks mõni hea asi ka sahtlisse? Jaa, läks. Üks lugu on mul kohe peas. Ta lihtsalt ei läinud soundiliselt lõpuks kokku sellega ja ma oleksin tegelikult tahtnud sinna loo peale Inesta Ferrarit. Aga tal oli liiga hea laulja või? Liiga suur diiva ja et ei tegelikult, tal vist oli kooliga kiire, ühesõnaga noorte inimeste probleem. Ja siis see läks, nii et ma ei tea, äkki kunagi tulevikus see tuleb välja. Okay. Aga me ikkagi üldiselt me mudisime kõik nagu lood nagu toimima. Mingit erilist kaklemist ei olnud seal see, mida mul meeldib küsida ikka? Ei, ikka oli. Oli? Ja ma ikka läksin, me kõik läksime üksteise peale närvi ikka paar korda, aga ma arvan, et see on õige. See näitab, et hing on asja juures. Absoluutselt. Sa rääkisid seda, et sind pidi korrale kutsuma võib-olla? No ja võib-olla süke nalja ketramine, vaata, läheb liiga pikale ja siis keegi peab, tavaliselt oli Mattias tegelikult see, kes ütles, et okei, kuulge, teeme nüüd nagu ära selle asja, et mulle meeldib nagu piinlikult kaua teha mingit ühte nalja. Tubli. Esitlus oli nüüd DMV-l, eks ole, seal. Kuidas see läks? Kuule, tead, ma üldiselt nagu jäin rahule. Tehniliselt oli veits jama kõrvas, nagu ei kuulnud ennast üldse mingi väga veider publikust võib-olla kõlas. Ma saan aru, et mind oli natuke vähe kuulda ka. Et mingid siuksed asjad on ju. Sul oli laulik otse? Ikka ja. Päriselt? Seal T3-s? Jah. Mis see tähendab? No mul on suu täis.
Sest et mulle räägiti, et ei olnud ja siis ma mõtlengi, et see, kes rääkis, on ikka suht loll siis. Ei no jah, võib-olla veits on, et ma ei tea, võib-olla liiga palju õlle joond või midagi. See võib täiesti ka võimalik olla. Mis nüüd siis kõrvamonitoridega teed? Jah? Ikka kõrvaga ja mul ühesõnaga jah, ma väga nagu ei kuulnud ennast ja vokaalselt ei saanud võib-olla nii hullu panna, kui ma oleksin tahtnud, võib-olla ka siis sellest see, et ei tulnud otse jutt, aga tuli ikka otse. Ja. Aga sel suvel ma kujutan, et nüüd on esinemisi kõvasti. Ja ikka et siis kindlasti kõik see koreograafia ja lavaline teema, et saame seda edasi arendada ja nüüd see oli selline esimene katsetus nagu. Teeme edasi. Et sa võtad ikkagi tantsijad nüüd igale poole kaasa? Nii palju kui saab ja nii palju kui eelarve lubab. Sest eelmise suvel me nägime, minu arust siis ei olnud tantsijad. Me olime Marisega kahekesi. Ma mäletan ka, et tegite kahekesi väga hästi ära selle. No aga nüüd on vaja ikkagi šefimalt panna ja ega mul endal ka, tegelikult on ju tore, kui on rohkem inimesi laval, et siuke energia põrgatamine omavahel ongi lõpuks publikule ka nagu lahedam, et kuidagi, kui ma olen üksi, siis mul tunneb, mul saavad nagu ideed otsa või et kuidas ma nagu haibin ja olen, et see on keeruline. Kas teise albumi sündroomi niisugused eelnähud on juba alanud, ei ole? Mis need sümptomid on siis? Ma ei tea, meeletu närv tuleb, et kurat, mul on vaja veel parem asi teha kui eelmine, siis tuleb see pinge sisse ja ei saada hakkama ja mõeldakse üle ja tehakse üle ja nii edasi, või siis jäädaksegi tegema? Ega see on tegelikult hea küsimus, millele ma ei ole veel hakanud mõtlema, et mis suunas see järgmine album minna võiks. Seda hetke ei ole olnud. Ja ma ei oska sulle vastata praegu. Praegu ma täitsa keskendun sellele praegusele. Et seda ei ole nagu USAs, et annad albumi välja või teed albumi valmis, siis 2 aasta pärast tuleb välja ja siis sa teed tuuri ja siis sa tuuril kirjutad ja et saa natuke lebomalt võtta praegu ja keskenduda praegusele hetkele. Ja hetk on vist ideaalne, eks ole? Ja, lahe. Ja terve nimetad mõned suvised mängud ka äkki juba ära, mida sa ise ootad? Jaa, paar siin festivalit, mis tood kohe pähe, ma olen näiteks Kapa festivalil. See tuleb põnev, seal ma ei ole käinud ka. Siis hea festival olen käinud. On hea festival, jah? Jaa, okei, väga hea. Siis on Tartu Punch juuli alguses. Seal ma ei ole käinud. Seal, peaksid minema. Huumor. See tuleb, seda ma ootan võib-olla kõige rohkem, et tundub hea line-up ja lihtsalt kuulajana ka soovitaksin inimestel nagu minna, et toredad artistid. Siis muidugi Vabarna Dreskifest on see aasta. Olen käinud. Peab sinna... Seal oled käinud, see on ju lahe. Ei, ma ei ole seal käinud. Ei ole? Soovitan. Aga nüüd ma räägin tõsiselt. Kuhugi Eesti teise otsa. See on nii teistmoodi koht, see seal kandis kõik ja siis on nii Sheffield orgunnitud kõik. Jaa. Nagu oleks natuke nagu välismaal. Okei, no võt, see tuleb. Okei, no siis on tegelikult ju, nagu öeldakse, suvi on pihus. Jah, no palju neid festareid ikka on, et... Ja, tegelikult on neid meeletult palju, aga... No Eestis või? Eestis ka. No ma ei tea, ma siis... olen teadmatu. Kutsuge festivalidele. Ühesõnaga. Promotöö. Aga hakkame muusikat kuulama. Meil on nagu ikka hindeid 1-10 ja Eesti ja mitte Eesti lood vaheldumisi. Try to be the best thing for me.
Holy Motors, värske singel Heaven's Night ja vist ei ole kaugel ka nende album. Siim, olid sa kuulanud seda juba? Ei olnud, aga nägin, et e-mail selle kohta, et on uus Holy Motors. Holy Motors, jah. Holy Motors. Ma praegu arvasin, et mina ütlesin nime valesti. Holy Motors, ja nagu see filmgi, vaata. Ja nägin, et välismaalt tuli kiri postkasti, et on ilmunud välismaa plaadifirma. Google saatis. Google või? Ei, mulle tuleb postkasti välismaa plaadifirmade jutud ka kogu aeg. Kelle all nad on siis? Sest minu arust oli mingi jutt, et nad ei olnud tahavad nagu ägedama labeli alla saada. Ma kohe lähen surfan oma meiliboksis, ma räägin oma jutu ära, ma peast seda öelda ei oska. Tunnen teatud nagu tervitatavat muutust selle bändi hoiakus ja kõlas, et varem on nad minu jaoks olnud märksa staatilisemad. Nüüd nad ikkagi liikusid päris aktiivselt mu vaimusilmas. Teiseks, lisaks sellele staatilisusele on nad varem olnud rohkem nagu sellisse udusse, hämarusse mattunud, selle sisse peidetud ja ennekõike näis mulle Elian olevat palju rohkem esile. Elianil näis olevat nagu täiesti nagu selge karakter siin. See Ameerika on oma töö teinud. Jah, et ta on nagu esile ja see joonistab välja tema nagu mingisugune täiesti nagu persoon. Varem on ta justkui häbelikult olnud nende kitarri soundidest tehtud kardinate taga. Ühesõnaga kehtestab ennast. Rohkem kui varasemalt, pluss et on sellesse mis see on siis? Kas see stiil on äkki Dream Blues või? Nagu on Dream Pop, siis on Dream Blues. Ja siis selles Dream Bluesis veel on selline nagu selgelt nagu mingisugune katsega erootilist siia sellesse muusikasse lisada. Varem indinohikutel on Holy Motors alati super erootiline olnud, aga ma arvan, et nüüd on see erootilisus mõistetavam võib-olla ka tavalistele jussidele ja maridele. Räpijussidele või? Ka räpijussid võivad. Ja countrymarid. Just nii. Ja mulle meeldisid need kohad, kus vähemalt esimesel korral jäi kuulates tunne nagu lugu veits nagu laguneks ära. Nagu nad jookseksid ummikusse ja siis ruttu leiavad lahenduse edasi minna. Chef, lugu 8 punkti. 8. Maria. Ja rääkides erootilisusest, siis ma kirjutasin ka siia, et suht seksikas. Ja ma ei tundnud ka ära Eliani, ma ei saanud, sest et sa ütlesid alguses, et Eesti välismaa, siis ma okei, see peab mingi Eesti olema, siis ma siin nuputasin terve aeg, et kes see nagu on, et Holy Motors käis ka peast läbi, aga ma ei tundnud Eliani voksi ära, et väga seksapiilne lugu, mulle selline droogimuusika väga meeldib, et mida edasi see läks, seda rohkem ma nagu jäin sinna sisse ja ülinaissilt miksitud voksid ka hästi siuke 3D, psühhedeelne, kõik käis kogu aeg peas ringi niimoodi ja mis see Siim rääkis sellest stoppamisest, see on see ühes taktis oli 7/8, nagu et üks löök ei puudu, et on ikkagi näha, et on ka muusikateadlikud inimesed ja teavad, kuidas nagu kuulajat sees hoida, et mulle väga meeldis, ma isegi paneks 9. Ja osa ütlevad ka voksi asemel vogal. Vogal? Vogel? Vogal, jah. Jah,
Vogal, jah. Vogal oli ikka päris teistmoodi. Ma ütlen laul, siis laul oli väga armas siin ja olemata kuidagi nagu teatraalne halvas mõttes, siis ometi sügavalt dramaatiline. Ja selline slowcore indie-amerikaana mulle meeldib tohutult. Vahepeal ei meeldinud, aga seda on hakatud jälle tegema ja järjest paremini. No põhimõtteliselt juured on ju sellisel kujul on need Massive Staris. Juured on loomulikult aastakümneid varasemas muusikas, aga see, kuidas nad on siin enda omaks teinud, selle voolu on sümpaatne. Produktsioonis kõik töötab, kõik pillid on eraldi ja samal ajal dialoogis ja ühesõnaga neil on jah, Siim mainis ka varem, et neil on varem olnud sellist massiga peale minekut, et nüüd on hästi mõnus õhuline kõlapilt ja kusjuures mulle nagu tundus, et see kitarr on siin solist ja siis laul kuidagi nagu väänleb selle kitarri ümber või taga, ta piilub nagu selle kitarri nagu puu tagant välja ja enamasti nad puust on. ma ei tea, jah, aita, see oli tõesti abiks oli see märkus praegu. Tahtsime mingi pikka juttu siin rääkida. Väga hea, et ei tule pikka juttu, sa ise rääksid ka, et saaks kiiremini minema täna. Ei, mul midagi olulist ei tulnud praegu pähe. Kes mingi välismaa vend on siis selle Mix Investorid on, nagu ma aru saan? Siin spetsialist kohe vaatab. Ma ei saa aru, kas asi on nendes klappides või see mõnus oleks siin, aga jube hästi kõlas. Ma arvan, et see on kõik kokku. Ühesõnaga suva. Delfi meediamaja ka ajal. Ja kindlasti, jah. Ma võtan kokku sellega, et aeglane, aga aktiivne lugu. Sellisena huvitav. Midagi pulbitses, midagi kokkas seal kogu aeg. 9 punkti. Ma panin ka 9 juba kirja. Siin pressiteates ei ole miksijad produtsenti kirjas. Aga plaadifirma on? On endiselt Wolf Cat ja no bändi pilt on ka ikka hoopis teisest puust. Nad on siin kus sellises Bordeaux punases ruumis tüüpidel on. Ruum on ju alati olnud. Villem Sarapuu ongi neil nüüd paar aastat olnud, on ju? Ta ei olnud algusest peale ju. Aga no algusest peale kohta ma ei oska öelda. Aga siin see trummar on ikkagi pand endale juba natuke nagu... Kui punane ruum, siis ma ütlen ikkagi David Lynch ka ära. Ma algul mõtlesin, ma ei ütle David Lynchi sõna. Kraega särk, et see on juba nüüd natuke koomiline. Aga okei, see selleks. Sellepärast, et see oleks nii klišee. Holy Motors, Heaven's Night. Good.
See on värske Madonna I Feel So Free tulevaselt albumilt Confessions on a Dance Floor 2, kui ma õigesti mäletan. Ja see on nüüd esimene singel. Et Valner, how about it? Päris tore. Isegi esimesel korral, jah? Ta on ju mingi... Sa ei olnud seda varem kuulnud? Ei. Ja. Ta on ju mingi ligi 70 peaks olema, aga hääl on nii sulnis. Plaadi ümber seal on ikka pool palju. Ei noh, muidugi on. No ma saan aru. Good for her. Of course. Ega vaata, inimesi on ka eri vanuses ja mehi 67. Ja naisi. Et mind see pool ei huvita, jah. Ma pean ütlema. Aga see, kuidas ta valas selle vokaali sinna sellise New Yorki Garage House'i biidi peale ja see produktsioon oli ka lahe, see ei olnud otseselt selline Garage House'i pumpamine, ta on selline pehme ja selline ambient house'i foon oli seal ka juures ja super hästi töötas, vähe elemente, aga kõik nii peenelt paika pandud, et polegi rohkem vaja, ülihead soundid, mingi selline eriline lumm oli sellele loole külge tehtud, kuigi siin ei ole erilist meloodiat, erilisi käike, siin ei ole nagu eriti mitte midagi, aga kuidagi on lihtsalt stuudios pandud nii ägedalt kokku, et ongi hea tantsupop. Kuna ma enne just The Orbist rääkisin ja sellele mõtlesin, ma mõtlesin, et Alex Patterson on kasutanud hästi selliseid ebamaiseid ja sulneid naisvokaali samplitena oma lugudes ja see võiks olla ka The Orbi järgmise plaadi lugu. Siis tuleb lausa 8. Mind üllatas see, jah. No, kuna Maria ütles, et see on Madonna või, siis ma hakkasin selle kõrvaga kuulama, aga ma ilmselt oleks ise ka ära tundnud, sest tal on ikkagi nii ära tunta vähe. Lihtsalt sellisesse konteksti. No ma ei osanud talt praegu midagi oodata. 8 punkti, jah. Maria Madonna on oluline, eks ole? Madonna on tõesti inimkonnale väga oluline ja oota, mis on Confessions on a Dance Floor part 2 ja vot see, mind viis see lugu kohe tagasi sinna 2000 algusesse, kus ta tegi selle esimese osa, et mul on siuke tunne, et nad on mingi sama soundi paketti ka kasutanud selles loos, et tuli see album nagu nii meelde, et jah, et ta nagu toimis kõik see nagu see on Madonna, et tal nagu toimivad asjad ja hästi, mulle see tempo räigelt meeldis sellel lool. Siuke aeglasem põks, aga siiski nagu jällegi seksikas ja lahe. Klassikaline house'i tempo, 124. 124, jah, mõnus. Lihtsalt tänapäeval kuidagi lähevad need kõik nagu räigelt kõrgeks, et mul on hea meel, kui keegi toob sellise rahulikuma, oleme nüüd siin hetkes ja ärme nagu, kõik ei pea nagu nii siuke ATH olema. Et väga nice oli, ma nagu täiesti ära müüdud ei ole, ma arvan, et kui see album tuleb, siis võib-olla see hakkab veits rohkem sensi meikima. Aga ma panen Madonnale, meie kuningannale, ma panen 7. Gei-ikoon. Gei-ikoon. Ja Madonna see lähenemine tantsumuusikale ongi olnud ikkagi nagu peaasjalikult läbi gei-kultuuri. Nii ongi, ja seda ma mõtlengi, et ma ise ka nägin seda, ma hakkas seda visuaali tahtnud ka näha siia juurde, et sul ongi siuke Vogue'i taoline seksikas liikumine. Jah, ta ju nii-öelda oma esimesed sammud tegi ju ka 80-ndate alguses New Yorgi selles post-punk ja disco-skenes, mis oli väga kultuuri nagu tähtis osa ja selle Vogue'iga just nimelt ta tõi midagi sellest kultuurist hästi suurde mainstreami ja see lugu kõlas ka kui ehtne sellisesse
päris luksuslikku, korralikku geiklubis tehtud tantsulugu. Mitte Eesti geiklubi. Kindlasti mitte Eesti Teame, kus kuulatakse Macareenat. Mis muusika. Kas Eestis on geiklubisid praegu üldse või? Vanasti me käisime Nightmanis kõik, ma ei teagi enam nagu. X-Club on seal Harjumäel. Hunger peaks olema LGBT klubi, aga see on midagi muud. Mingid saunaklubid on. New gay. Aga mis sa Siim arvad, võetakse Madonna tagasi või? Võetakse hästi vastu, just vahepeal ma vaatan talle ikkagi need albumid läksid mööda või? Täitsa võimalik, üleüldse nagu temast levis, ta on mingid hirmsad õuduspildid ja ühesõnaga Madonnast oli kuidagi tehtud mingisugune pool paari ausalt öeldes, aga nüüd on jälle aeg küpsed. Ei tulegi meelde, mis ta plaadid siin vahepeal oli. Aga tal polegi olnud tükk aega, mingi 10 aastat tagasi oli mingi Musta Kaanega plaat, kus ta tegi mingi Portugali räpparitega koostööd. Tõesti, jah. No võt, ei ole mul... See oli ka häid lugusid ma mäletan. Mul ei ole seda mällu kirjutatud, aga praegu võib vabalt tulla ja ta on praegu hetkel teema ka, kuna ta seal Coachella festivalil astus ju lavale koos Sabrina Carpenteriga ja sellest tuli toredat sellist infoajastu saluuti mööda sotsiaalmeediat ja kellele tuli ta uuesti meelde, kes nägi teda esimest korda ja nüüd on kohe käivitunud nii-öelda uue albumi Roll Out ja ma arvan, et ta praegu on saanud ilusti selle laine peale. Mulle meeldis ka see lugu, ta oligi niimoodi maandatud nende soundidega, nende liuglevate aeglaste soundidega selliseks tasaseks. Seal oli, seal vist selle erootilise sees oli ka veel mingi sadomaso mingi asi äkki veel sees või mingi piitsaplaksud olid varjatult või? No ma räägin jumala gei lugu nagu, kõige paremas mõttes ongi. Next level erootilisus. Ja siis seal loomulikult tsiteeriti korralikult ju seda Donna Summeri I Feel Love ka. Oli või? Oli. Korra see nagu nad bassikäik hakkas minema sinna ja siis pöörasid tagasi. Ja mulle meeldis, aga mina mõtlesin, et selle produtsent võinuks olla vabalt see inimene, kes Madonnad selle 90-ndatel esimest korda klubi sellesse tehnokasse klubi muusikasse. William Orbiti moodi oli, kuigi Stuart Price jälle, kes on juba pikalt olnud superprodutsent ja ma räägin sükse lolli spekulatsiooni siia veel ka. Madonna uue loo nimi on I Feel So Free ja Durani uue loo lugu, Duran teine 80-ndate suur superstar, nende loo nimi on Free to Love, räägivad ka vabadusest ja nii edasi. Ma arvan, et nad räägivad võib-olla ikkagi vaimsest vabadusest, nendest kadunud liberaalsetest aegadest. Tänapäeva turbulentsetel aegadel. Ja 90, praegu oleme teatavasti ortodoksesse gängitsusse ennast sõlmimas. Madonna on Trumpi kogu selle kliki vastu sõna võtnud küll päris aktiivselt. Oot nii, 8? No 8. Mis sa panid mulle siis? Panin sulle 7 siia, aga siis on 8. See teeb... mul on juhe koos 25 või? 23, kahjuks. Ja. Ma vaatasin ja mõtlesin juba siin järgmiste asjade peale, et okei. Madonna ja I Feel So Free, tahtsin I Feel Free ja 23 punkti. Aeg kuulata jälle värsket Eesti muusikat. I'm a
värsket Eesti muusikat ja see on bänd nimega Cold Cunts. Jätame eesti keelde tõlkimata, võib-olla kuulatakse autos koos lastega ja sinna kuuluvad siis Kiina Vargo, kes on siis Ahiri ja Born Bubu trummar ja teine mees või teine naine siis. Okei, üks on naine, teine on mees, teine on siis Krista Mägi, Huia Bella Fantastico tüüp. Nemad vist lähevad kohe Kolumbia tuurile. Just. Ja see oli nende pala pealkirjaga Doll. Ma kuulsin, et I'm a doll. No, jaa, aga ma kuulsin, et nad ütlevad, et I'm a dog. Ei, I'm a doll. Siis on kohe teine asi. Tahetakse dog olla, aga mõni tahab doll olla ka. Okei, siis on kohe teine jutt. Ma kuulsin ka dog. Lapsed muide, seal autos seal lapsed oskavad muide meist kõigest paremini inglise keelt, ma arvan. Tänapäeval. See on tõesti nii, aga ütleme, see CUNTS on samas neile võib-olla siiski ikkagi siis nagu pidanuks just eesti keeles selle nime ütlema. Vähe võõras, et rohkem kasutatakse nagu seal, ütleme, Briti saartel seda sõna ja Ameerikas võib-olla nii tihti mitte. Okei. Ja eks nad pigem ikkagi räägivad seda Ameerika inglise keelt. Siim, kuidas sulle Cold Cunts meeldib siis? Ei meeldi. Ei meeldi või? Ei. Toho. Mis sul viga on? Ei, jaa, Mis sul hakkas? Olles tähendab, mulle need on juba kauaaegsed muusikud, eriti Kristo, eks ole ju. Kiina vähem, aga see kõlas nagu noored inimesed, kes on avastanud Nirvana, tahavad seda kuidagi välja elada. See peamine käik oli nii otsene Nirvana, et ma kohe, kui see algas, ma väsisin kohe ära. Suht krunge oli, jah? Ja ma lootsin, et ma ärkan üles, aga ei ärganud see, mida rohkem seda Nirvana käiku tuli, seda väsitamaks see muutus. Aga kuulanud siis laulu? Nagu sõnu või? Kuidas naine laulab ilust? Sellele just hakkasin jõudma, Raul, sa jõudsid ette, et ainuke asi, mis mulle nagu liigutas, mind äratas ja milles ma tundsin potentsiaali, et see võiks ka edaspidi võluda, oli see, kuidas Kiina, kuidas see naishääl laulis kuskil seal kõrval ruumis või hüüdis avatud uksega köögist või vetsust sinna stuudiosse oma asju. See mulle meeldis, see tema laul ja muidugi ka sõnad need meeldisid väga. Aga nüüd saad aru, kui raske on gitarriga muusikat teha. No ainult teatud arv neid käike ja ongi kõik. Proovi siis midagi uut teha. Ja. Sulle häda selline süntizaatoriga. Ütled aga arvutile ja klimberdad muudkui ja tulevad iga kord eri asjad. Ja miljonid võimalused. Siin on sul vaja 3 tuuriga teha midagi, mida keegi... Sul on ainult, eks ole, 6 keelt. Ja no mingi võlu oli võib-olla selles, et see oli nii totaalselt kuiv võrreldes need eelmiste lugude. Berliinis miksitud muuseas. Berliinis miksitud. Ja kuiv Berliini sound. Kuiv. Tekno asi. Teada, no see on minimal tekno ja siis punk on ka siuke hästi kuiv. Kuivne. Väga kuivne. Jah, minu jaoks igav 3 punkti. Julm. Maria, kuidas sulle Cold Cunts meeldib? Mul bändi nimi on väga hea lugu. Mul oli sama asi, mul lihtsalt see käik nagu. Ma saan aru, kui sa oled tõeline asjaarmastaja ja sul on see love for the game, siis sa võib-olla lihtsalt kaifid seda käiku ja see toimib. Minu jaoks, ma olen võib-olla teadmatu, ma ei ole väga pungi kuulaja olnud, aga see oli üks suur nagu vorst kuidagi. Või lihtsalt ketres ja läks ja oota, kas seal laulsid mõlemad, nii mees ja naine? Jah, mees ja naine. Ma ei saanudki aru. No igatahes Vox mulle meeldis, see oli selline siuke nõialik selline Volbriö eel keegi mingi ussiga käib ringi ja siuke et ta oli nagu siuke parajalt nagu koomiline natuke mu jaoks. Ja võib-olla see oligi natuke taotluslik nende poolt, et ei olegi nii tõsiselt
võetud, sest et jah, see Berliini kuiv miks, ma ei saa miksist mitte midagi aru. Kõik oli nagu vales kohas kuidagi, ma ei tea. Praegu, jah, ma ei tea, mitu punkti. Ma panen 4. No, ma nii julm ei ole. Nime eest, noh. Jah, et kui eelmised lood olid nagu päriselt erootilised, siis siin on ainult see bändi nimi erootiline, slightly, aga ma praegu mõtlesin, et keegi võiks hakata tegema ka nagu päriselt erootilist punki, nagu siirupine, erootiline, ilane. Ma korra lootsin, et see tuleb see lugu, sest kohe, kui see Vox tuli sisse, siis seal oli väga seda aga jah, käik rikkus ära, ma arvan. Vanner, kas päästad? Mina seda mingit erootikat üldse muusikas ei kuule. Ma nagu ei otsi seda ka ausalt. Vana inimese asi juba, mis asja, seks ja seks kogu, ma ei tea. Ühesõnaga, see natuke tüütab mingi lirtsumise ja otsimine muusikas. Selle iseka geeni orjamine. Ja see on, minu arust see esimene lugu oli ka superintellektuaalne. Eelmine lugu oli esteetiline ja see lugu oli rebel. Ja sõltumata, mis see käik seal teeb, no nüüd võt Siim, mina tegin häälega neid oma üllatusilmeid, sa võid ka teha, Siim teeb suuri silmi. Kõik on suva, aga see lähenemine, kuidas seda tehakse. Maria võttis nõiasõna mul suust ära, nõialik ja ikkagi see, kuidas see sound pumpas ülbelt, rasvaselt, minu jaoks ei olnud kuiv. Minul ikkagi hakkab veri käima sellise loo ajal. Võite seda ka erootiliseks lugeda, aga üldiselt psühhopunk on selline valdkond, mida on Eestis liiga vähe. Igasugust lahedat punki on hardcore'i, vähem hardcore'i, profi, intellektuaalset, kiiret, väledat, dünaamilist šefi, ärgitavat, igasugust punki on hästi palju, aga Psycho, no tõeliselt nagu värdjat ja veidrat on vähe võitu. Kas see on Psycho või? See on ikka minu jaoks üsna Psycho pungi lugu ja mul meenus ka Cramps seda kuulates, mitte Nirvana. Nii et ma panen 9 punkti. Selline 7-tolliste skeene Psycho pungi lugu, olgu, noh, jah. Noh, Raul, päästis ära või? Enam-vähem 9 ikkagi, ma lootsin paneb 10, aga hea küll, Cool Cunt, Doll ja 16 punkti. Jõuame ühe pala veel kuulata. Good enough to own it, sitting by the corner, looking at me like you want it. Baby, you don't even know how bad this is, but can I tell you how you look tonight? Baby, I know, baby, I know, baby, I know. You couldn't let it, so you went there, even though the others tried to warn you, and now you kinda regret. Sometimes you go out, sometimes you try to live a long life. So, baby, you don't even know how bad this is, but can I tell you how you look tonight? Baby, I know, baby, I know, baby, I know, baby, I know, baby, I know. Shouldn't you be somewhere
in your eyes. So I asked you why you tried to hide, like you're on someone's list. See on värske Smers ja Spring Summer on singli pealkiri. Valner. Ma tahaks live koosseisus sündimees olla selles loos. Ilgelt lahe oleks tõmmelda seal, nii palju ruumi jätab nagu niisama võimlemiseks, vajutad seda. Siuke film, mis mul muidu ei meeldi, aga La La Landis on üks lahe koht, kus Ryan Gosling on mingis sellises pop-bändis sündimees ja siis ta teeb hästi irooniliselt neid vajutusi, kuidas ta mingid akorde vajutab seal ja aga see kusjuures siin mõjus kuidagi, ega siin nagu mulle muud meelde jäänudki, et sündi vajutused mina kuulasin trumme ja muidugi sa kuulasid trumme ja trummid ajasid mind siin närvi, et jääge seisma, jääge vait, see on nii vales rütmis minu jaoks kuidagi super rütm. See on nagu, ma saan tegelikult nagu kunstilises mõttes ma saan aru sellest, et see on super rütm ja siin on nagu ongi mängitud selle mingi irriteerivusega, et ta lööb kuidagi nagu vastu rütmi inimesele ja üldse kogu see atmosfäär oli siin ebamugav, ütleme nii. Sa seda nende eelmise aasta albumit ikka kuulasid? Kuulasin, mulle meeldis nende esimene album rohkem. Aga see eelmise aasta album läheb kogu aeg aina paremaks, tead seda? Ma ei ole nüüd ammu kuulanud, ma paar korda kuulasin küll, kui ta tuli. Soovitan nüüd värske kõrvaga uuesti ette võtta. Ei, mulle Smers üldiselt meeldi, ma olen ka Siimule kunagi kiitva arvustuse sellest kirjutanud ja üldiselt ma olen nendega kursis ja meeldib nende lähenemine vokaalile, kogu kõlapildile, see on alati ülimalt art ja seda ongi tänapäeva popis vaja, et inimesed ei hakkaks tegema ikkagi klotse, vaid nad teeksid poolujoonelisi asju, mida sa saad kuulata mitu korda eri kõrvaga ja kus on nüansse, see on nii tapab, aga mul lihtsalt see rütm praegu läks kuidagi, keegi silitab sind vastu karva, üldse silitamine on rõve, eks ole. Näitan teile loo ümbrist ka. Mis sealt küll nüüd veel võib tulla, keera paikselt arvutid siia poole. Ma ei saa liiga, sest muidu läheb ühendus ära. Mis see on siis? Pulmad, hõissa. Udu kogu või? Ja ma räägin, eriti ümbris on ka super. Vale pidi ka veel, jah. Kütet, et su pulmas DJ mängib seda lugu. Sõltub pulmast, minu pulmas võiks mängida. Minu pulmas ka. Ma ei kujuta ette, mul oli see asi nii ammu. Pea otsast ära praegu. Mis asi sul tuli otsast ära? Mul tõmbas mu pead. Keegi pole palun muide, et näitad seda pilti. Seda arvutit kiiresti liigutanud. Sinu peas kukub prõksti siia lauale. Rõve. Ühesõnaga, oli vaja seda üldse kiskuda. Mul oleks praegu mõttelõnkas asja selle plaadikaanega. Ei, tore lugu, jah. Ma panen 6 punkti ikkagi, sest sümpaatne üldiselt. Maria, ma saan aru, sind ajas naerma. Jaa, täiesti. Mul oli ka erakordselt ebamugav terve aeg. Ja võib-olla mitte isegi nagu halvas mõttes, et oligi nagu mingi nagu sa üritaksid kõndida, aga siis iga sammuga nagu sind veits kisutakse tagasi nagu, et sa tahad jõuda kuhugi ja siis jälle tuleb tagasi ja siis... Sul on need kuulsad Vivian Westwoodi pungipüksid, kus sa rihmaga keskel kokku. Siis kohe keeglist. See oli praegu sul hea tähelepanek, Maria. Kas see on nii nagu unes? Üritad nagu mõnikord joosta ja sul lihtsalt nagu jalad ei tule kaasa? Et need trummid... Hea tunne on see. Need trummid olid nagu meelega pandud just, et see nagu ärritab sind. See on tänapäeval on see fraas, see on rage peitimine. See on rage peitimise lugu ja need sünaneed, see sama akord, mida ta kogu aeg oli ka siuke täpselt parajalt nagu rütmist väljas, et sellist ajab närvi sind nagu ja siis see siuke monotoonne laulmine seal peal ja ei, ma arvan, et see võiks täiega mingisuguses kontekstis toimida kusagil filmis või mingis seriaalis või visuaalselt, et ongi mingid kaasaegse kunsti mingi tantsijad ja siis nad ongi seal kuidagi veidralt käivad niimoodi ligadel logadel ringi. Et ma panen ka 6, et ma saan aru, mida nad teha tahtsid. Aga
ise sellist ei teeks? Ma nagu ise ei teeks, ma läksin veits närvi selle peale. Tahaks ikka meeldida inimestele. Nojah, aga ma saan aru, see on kunst ja vahel on vaja ärritada ka. Jaa, Siim, sa olid ka ärritanud. Ei olnud. Palju seda, et pea otsast ära võtta vahepeal? Mulle meeldis väga, kas need olid päris trummid? Trummimasin peksis seal. Ja siis ongi mingi veits valesti liigutatud või nagu veelega niimoodi. See võib olla klahvkidega mängitud, võib-olla, sest need soundid olid ikkagi mitte trummimasina. Siuke Casio võib oli. Mulle meeldis, aga mu kiidujutt selle laulu osas näitab lihtsalt mu piiratust ka. Minu arvates see oli nagu mingi Printsi demo. Ma just tahtsin öelda, et kas ta sulle Printsi ei meenutanud. Seal oli Printsi, nii et vähe pole. See oli nagu absoluutne Printsi demo lugu, mis on ilmumata jäänud või siis praegusel ajal sahtlitest sealt või varasalvest välja kougitud kuskilt selliselt aastast 1985, kus ta lihtsalt nokitseb suhteliselt igavledes, suhteliselt mitte väga inspireeritud olles või eeldades, et nüüd ma teen loo, lihtsalt nagu paneb trummimasina käima ja selle väikse sõrmega vajutab elektriklaveril klahve ja laulab, siis tema laul on pandud sinna pitchitud üles veel. Ja nagu see keskkond, kuhu minule see lugu läks, see sobib mulle ideaalselt teatavasti. Ja teine koht, kus see lugu võiks ka väga kenasti olla, on Hype Williamsi looming. Seal oli ka sarnast, aga Hype Williams oli... Seal oli see uttu mehitud muidugi. Jah, ta oli tumedam ja udusem, et siin oli kenasti klaar, väga tervitatav, et Smerts, kes on tegelikult nagu tõusev artist iseenesest, tuleb suve singliga välja, kevad suve singliga välja. Et mis on nagu aga selle nimi oli Spring Summer, täiesti, no ma räägin, nad lihtsalt teevad nalja meie üle. Näitavad keskmist näppu, jah. Ja tõenäoliselt üldse imesta, kui plaadifirma ütles, et vaata, neil hakkas ikka eriti hästi nüüd viimasel ajal minema. Plaadifirma ütles, et nüüd meil oleks vaja suve, kevad ja singlid kindlasti enne neid Austraalia tuur tuleb, meil on vaja. Okei, teeme. Spring Summer. Take it away, boys! Kõlas küll nii, nagu tullakse prooviruumi kokku ja esimesed liigutused, mis hakatakse suvaliselt, vajutakse mingi akordi, löök suvalise rütmi. Ja kummaline, et teid see trumm sedavõrd häiris, sellepärast, et kui ma millegi järgi praegu Janunen. Siis on just see trummid, ma tahaks praegu oma pähe uuesti neid vetruma. See tegi mõnusat kõdimu üle mu aju. See on vist mingi inimtüübi erinevus. See võib-olla on suht džäss-trumm, sinna saaks hästi palju džässi ümber mängida, siis ta oleks omal kohal. Ja 8 või? Ei, ma panen 10. Printsile ikka muidugi need, isegi kui tema, siis ta pani terve kogu kõlaruumi neid trummilööke täis ja ta otsis ka neid selliseid ebastandardseid lahendusi seal palju ja et oleks mingisugune veider pekslemine, nii et minu jaoks on see nagu pekske veel. Pekske. Smerls, Spring Summer. Jälle sadomaso siis. Ja ikka väga. See oli väga sadomaso. Ja ma arvan, et sa oledki masoist lihtsalt. Ja sa siis 22 punkti siis Smersile. Meil on veel kiiruga rääkida üritustest, mis tulemas on. Mina vana Brasiilias käin. Soovitan minna 8. mail Markus Vallet vaatama sinna Paavlisse. Ta käis eelmisel aastal, nüüd on jälle siin. Kas see välja müüdud ei ole? Eelmine kord oli, praegu veel midagi on. Käis, ma tõmban ligi kohe. Markus Vallet võin ma ka soovitada, aga ma
mul jäi üks teine asi, kuupäev oli 16 mai, samuti Pavlis ja Atlanta Freaky Techno ja Breaksi tüüp Nicky Near. No nii, Slingo. Mina soovitaks 2 asja. Ma loodan, et mõni inimene kuulab täna. Täna on ikka 1. mai. Aga laupäeval 2. mail on Uues Laines lahe 1 päeva festival Saksfest, kus igasuguseid... Ma ei saa küll aru, miks need jälle Jazzkaar ajal seda teinud. Aga Jazzkaar kestab kuni 2. maini, et õiged džässimehed alles keeravad praegu pläru. Kõik need Eesti folgifestivalid võiksid ka toimuda 1 nädalavahetusel. Võiksid küll ja kõik need elektroonika festivalid ka. Ja 1 nädalavahetusel. Saaks hea rahulik elada. Ja no seal on Jimmy Tenor, seal on Antonio Tensuro, seal Kalle Klein mängib saksofoniga ühte psühhoterrori albumit ja Fredi laulab ja nii edasi. Aga siis... oleks võnt. Ei, Timo Vänt. Ma räägin, Timo Vänt. Ma räägin, et ilma Fredit oleks võnt teha. Miks? Millisest Fredist me räägime? Ära muretse, ei ole sinu Fredi, me räägime ühest ei, mul on mitu Fredi. No on see... Tavai, see Fredi. See Fredi, jah. Ja siis ma tahan... on 7. mail Pavlis Acid Mother's Temple. Acid Mother's Temple ka, vaat kui lahe. Maria, kas sa soovitad ka mõnda üritust? Mina ei soovita üldse mitte midagi, ma arvan, et olge mõnusad, hoidke ennast, ärge külma saage, varsti on juba suvi, pidage vastu ja elage hästi. 1. mail, kui meie saade välja tuleb, ongi juba soe. 20 kraadi. Jah. See on ju meil enam soojemaks ja kuni minge välja ja nautige ilma ja olge koos lähedastega. Sel kevadpühal. Summer, spring. Spring, summer. Spring, summer. Meil oli külas Maria Kallastu, minge kuulake plaati, Palavik, tahtsin öelda digilugu. Mul lihtsalt tuli ainult praegu digilugu, ma just käisin digilugu vaatamas selle pärast. Mul oli see, ma tean väga hästi. Digiluu. Ja tulge suvel kontsertidele. Soovitangi, see ongi minu soovitus, tulge minu omadele. Soovitame siis seal, Siim selles soovitustekstis paneb need ka. Siim Nestor, Valner Valme on kriitikud, mina saatejuht Raul Saaremets. Täname meie toetajaid, Converse Eesti, Tepsli ja Muusikalinn Tallinn. Oleme tagasi nädala pärast või? Ja Spring Summer. Spring Summer. Spring Summer. Let's go.